Tere tulemast vaatama QTV novembrikuu saadet. Minu nimi on Kris ja mina olen Kristoffer. 14. novembril külastas meie kooli professionaalne slackliner Tauri Vahesaar. Vaatame lähemalt, milliseid trikke ta meie õpilastele näitas. 14. novembril külastas kooli professionaalne slackliner Tauri Vahesaar. Ta on slackline'iga tegelenud nüüdseks 7 aastat. Enne seda 8 aastat akrobaatikaga, mis andis talle tugeva põhja. Ta on võitnud mitmeid maailmatasemel võistluseid ja 4 aastat tagasi tuli ka maailmameistriks. 2015. aastal teiseks väga suureks saavutuseks oli Red Bull Slackship võistlusel saadud esimene koht. Peale slackline'il trikkide tegemise harrastab ta aga kõrguses pikki vahemaid kõndida ja esineb praegu erinevatel üritustel. Tauri rääkis õpilastele, kuidas ta on nii kaugele jõudnud ja näitas oma suurimaid projekte. Täna on meil külas siis Tauri Vahesaar, kes tegeleb slackline'iga ja küsime talt selle kohta ka paar küsimust. Tere! Tere! Kuidas sa üldse sattusid slackline'i juurde? Slacklininguga tegelema hakkasin 7 aastat tagasi, kui sõber näitas mulle seda akrobaatikalaagris ja ütles, et tuleb küll välja, aga kui 6 aega harjutad, jõuad tasemele järgi. Ja siis andis mulle liini ja nii kaua motivatsiooni oli, et iga päev tegin 6 tundi trenni ja 6 aja pärast tegin talle tasemega ära juba. Et tänu muidugi akrobaatika põhjale julgesin proovida igasugu elemente, millega ma olen siis juba tegelenud 15 aastat. Mis on see element, mis sul kõige paremini välja tuleb? Kõige paremini välja tuleb on mul selilihüpped, ehk siis erinevad selja peal tasakaalud ja sinna hüpped, aga minu lemmikelement, mis on ajalukku läinud ka trickliningul, ehk siis akrobaatika tegemisel liinil, on Estonian backflip, mis kujutab siis endast jalgadelt tagurpidi saltot selili ja uuesti jalgadele püsti. Ehk siis 1,5 saltot selili ja jalgadele püsti tagasi. Väga äge. Mis on trikk, mis on sinu jaoks kõige keerulisem, aga mida sa tahaksid väga hästi osata? Selleks on jällegi selja pealt element, kus siis põrkad selja pealt ülesse ja teed spiraali. Ehk siis 360 kraadi ja kukud uuesti selili. Batuudil on see hästi lihtne, aga liini peal on see hästi raske, kuna sul on vaja säilitada seda sama joont, kus sa selle põrke saad. Ma olen selle esimesena ära sooritanud ja maailma selle kusjuures mitte keegi teine seda puhtalt järgi teinud. Ma tegin selle 2,5 aastat tagasi ja tahaks, et see oleks mul niimoodi, et ma suudan seda iga kord ära teha. Ja. Mis on su karjääris see asi, mille üle sa oled kõige rohkem uhke? Nagu suur saavutus? Üks konkreetne suur saavutus. Sa võid mitu ka nimetada, mis on sulle meelde jäänud? No esiteks muidugi tuleb see maailmameistrivõistlused meelde 2015 GoPro Mountain Games Walesis, Colorados, kus siis oli muudetud scoring süsteemi ja kõik minu elemendid olid seal üleval pool scoring tabelis, tuli just uus süsteem välja. Ja sellele, et ma tegin rohkem backbounce'i, mis tollel ajal oli veel vähe tehtav, siis panin kõik skoorid kokku, vaatasin üle, vaatasin, ma isegi ei pea Estonian backflipi tegema, et see võistlus kinni panna. Ja siis panin, et okei, teen kõik need asjad ära ja siis lisan selle Estonian backflipi sinna juurde ja siis ma olen kindlasti võitja. Aga ma ei stressinud ennast sellega, et ma pean kõik ära tegema. Ja lõpuks suutsin sooritada enda voorus kõik asjad, kaasa arvatud Estonian backflip ja olin maailmameister. Aga see on jah üks kõige nagu siuke elu muutvamaid momente, kus ma tõesti nagu tegin ise endale seda 100%. Aga muud tegevused sealt otsa tulid siis igasugused projektid, näiteks Assassin's Creed'is 3 nädalat järjest töörügamine ja siis 4 päeva filmimist 10 sekundi nimel, mis oli ka hästi meelde jääv ja läheks kindlasti uuesti, aga see ongi Hollywood. Et 10 sekundit saab 3 nädalaga. Ja siis enda projektid. Kõige viimane projekt oli Vagavesi sügav põhi, mis on kõige müstilisem 2 päeva oma elus. Esiteks läksime kohale, tegime seda jäärõngast sinna, et see hakkaks pöörlema. Muidugi algul ei julgenud sinna peale minna, sest et see oli sulailm ja ainult 10 sentimeetrit jääd oli veel alles. Siis teiseks oli see jääauk seal vaja teha, aga see jääauk oli seal olemas. See oli naturaalne jääauk, mis oli täiesti juba olemas seal, see oli allika tõttu tekkinud ja imekombel me saagisime täpselt õige suurusega ringi, niimoodi, et see jääauk
me ei kukkunud mootorsaagidega sinna sisse põhimõtteliselt. Ja siis suutsime selle kõik projekti läbi viia 2 päevaga, niimoodi, et järgmine päev läbi lihtsalt filmiti meid ja õhtul öösel kell 2 hakkasime tulema tagasi ja kõik toimis. Täpselt nii, nagu olime, võib-olla mitte täpselt nii, aga nii, nagu olime ette kujutanud. Väga huvitav. Kuna sul tuleb järgmine selline suurem projekt? Järgmine selline suurem projekt on mul praegu niisugune hästi suur projekt juba mitme aasta peale, kus ma siis teen selja pealt hüppeid, aga tagataust kogu aeg muutub. Ehk siis erinevates maailma osades, erinevates kohtades ma panen liini püsti ja proovin lihtsalt teha selja peal hüppe ja liikuda liini pidi edasi. Ja igal korral, kui ma teen selja hüppe, tagataust kogu aeg muutub ja erinevad kohad maailmas siis tulevad välja. Praegu on niisugune talvine olemas, nüüd oleks võinud kõrbesse ka, et seal ka saada niisugune ilus klipp ja siis nagu teha seda kontrasti ka, kui erinev võib loodus olla. Väga lahe taaskord. Sa ütlesid, et Slackline'iga võivad tegeleda põhimõtteliselt kõik olenemata vanusest. Kas ta on siis tõesti nii ohutu? Ta on nii ohutu, kui seda ohutuks teed ja alustada saab hästi madalalt. Näiteks Slackrackide peal on ta maksimaalselt 25-30 centimeetrit, kus siis sooritad algul lihtsalt liini tunnetusharjutusi ja läbi selle sealt edasi siis hakkad sooritama ka tasakaaluharjutusi koos sõbraga. Esimesed treeningud ongi koos sõbraga ja saab teha hästi ohutuks, aga ta on ikkagi ekstreemsport ja nagu ekstreemspordil ikka tavaks võib juhtuda õnnetusi, kui sa lähed liiga julgelt peale. Okay. Aitäh sulle! 13. novembril toimus meie koolis diabeediloeng, mis oli suunatud nii õpetajatele kui ka õpilastele. Seal räägiti lähemalt diabeedist ja selle märkamisest. Vaatame nüüd lähemalt intervjuud Triinu Kivitariga. Täna on meil külas diabeediõde ja kogemusnõustaja Triinu Kivitar. Triinu, milleks siis just selline amet? Eks mind tõi selle ameti juurde teatavas mõttes minu enda diagnoos. Mul on 14 aastat diabeet olnud. Et võib-olla see õeamet, see on kogu aeg olnud mingil määral nagu selline mõte sinnapoole. Mis on kõige tähtsam asi, mida märgata diabeedihaigetele? Üldse neid märgata. Et, ja tegelikult toetada selles mõttes, et nad tahavad elada täpselt samasugust elu nagu kõik teised, eriti laste puhul. Mis on näiteks üks enim tarvitatuid igapäevane asi, mis võib diabeeti tekitada? Kui rääkida nüüd konkreetselt esimest tüüpi diabeedist, siis tekkepõhjuseid ei ole teada ja seega ei saa ka välja tuua mingit kindlat asja, mis seda põhjustaks. Kui nüüd teist tüüpi rohkem silmas pidada, siis see on rohkem elustiilihaigus ja selle alla kuulub kõik selline tervislik elustiil, et seda vältida. Mis on siis teie ameti puhul head ja halvad küljed? Hea on kindlasti, tegelikult mul on ju 2 nii-öelda töökohta, et töötan ma ka erakorralise meditsiini osakonnas, et tegelikult nende 2 asja nii-öelda koosmõju on kõige parem. Mul on võimalus aidata ja ma saan planeerida oma aega nii, kuidas ma tahan. Ja kui sul oleks äkki mõni teine amet, siis mis see oleks? No mul on alati loomad meeldinud, et ilmselt midagi loomadega seotud. Aga aitäh! 11. novembril külastas meie kooli Tartu noorte folkloorifestivali raames folklooriklubi Maatasa. 15. november algas meil tantsu ja tralliga, sest meid külastas folklooriklubi Maatasa, kes andis kontserdi, mis juhatas sisse 15. kuni 17. novembril toimunud Tartu noorte folkloorifestivali. Festivali eesmärk oli tutvustada eelkõige seadmata pärimust ja tutvustada valdkonnaga tegelevaid noorte kogukondi Balti ja Põhjamaadest. Teisalt oli eesmärgiks koondada pärimushuvilisi noori üle Eesti, pakkudes sügisesse aega kooskäimise ja suhtlemise võimalust. Tartu noorte folkloorifestival toimus juba 4. korda. Ka 18.–20. novembrini käisid meie koolis Pihkva Tehnikalütseumi koolinoored õpilasvahetusprogrammi raames. Vaatame nüüd lähemalt, kuidas see möödus. 18. kuni 20. november külastasid meie kooli 6. aastat järjest Pihkva ja Tartu õpilasvahetusprogrammi raames Pihkva Tehnikalütseumi koolinoored.
külalisi tervitati kontserdiga, kus esinesid meie kooli õpilased. Peale seda tutvustasid meie õpilased külalistele Tartu vaatamisväärsusi. Lisaks külastasid Pihkva noored Hansatalli, kus neile pakuti jõuluteemalist õhtusööki. Teisel päeval osaleti ainetundides, mis andsid noortele ülevaate Eesti haridussüsteemist ja külastati ka Tartu Ülikooli loodusmuuseumit. Projekti eesmärgiks oli arendada osalejate keeleoskusi nii vene kui ka inglise keeles. Samuti avardada silmaringi õppides Eesti kultuuri läbi erinevate tegevuste. 24. novembril toimus meie koolis loomaõhtu, mis kandis nime Loojalt loojale. Mis sa arvad, mitmendat aastat see juba toimub siin koolis? No minu arust see loomaõhtu on vist meil koolis iga aasta olnud, nii et äkki 5. aasta. No peaaegu. Tegelikult 6. aastat, sest see traditsioon sai juba alguse Tartu Kivilinna gümnaasiumi kooli aegadel. Vaatame nüüd lähemalt, kuidas see loomaõhtu möödus. 24. novembril toimus meie koolis loomaõhtu, mis kannab nime Loojalt loojale. Loomõhtu on meie kooli traditsioon, mis sai alguse juba siis, kui kool kandis Tartu Kivilinna gümnaasiumi nime. Sellel aastal olid žüriis eesti keele õpetaja Kadri Ottenson, kunstiõpetaja Ellen Hõim ja 12. klassi õpilane Daniel Meitsar. Auhindu jagati 3 kategoorias. Sõnakunsti kategooria võitjaks osutus Kirsika Kõiv, kes kirjutab luuletusi Võru murdes. Kujutava kunsti kategoorias Maria Sokk, kes osales oma joonistusega, ning audio- ja digitaalkunsti kategoorias fotograafiaga tegelev Kärt Kingo. Lisaks kuulutati välja ka publiku lemmik, kelleks osutus Stella Leius, kes teeb digitaalseid joonistusi. Kokku oli osalejad sel aastal 11. 26. novembril toimus meie koolis traditsiooniline klassidevaheline kodanikupäeva viktoriin. Vaatame nüüd lähemalt, kuidas see möödus. 26. novembril toimus meie koolis traditsiooniline klassidevaheline kodanikupäeva viktoriin. Kodanikupäeva viktoriini korraldasid ühiskonna- ja ajalooõpetajad Jüri Jakimov ja Urmas Persitski. Esimese koha sai 12. B-klassi õpilased Püri Emil Palander, Ingrid Tõrra, Kirke Fischer. Teise koha saavutasid 10. A-klassi õpilased Hendrik Vaino, Kaspar Aednik ja Elisabeth Soosaar ning 3. kohale tuli 12. A-klassi võistkond koosseisus Kelly Kelder, Karolin Šurlakov ja Elsa Lutt. 3. kohaga täpselt sama palju punkte sai ka 11 D, kuhu kuulusid Marleen Neering, Anti Kivi ja Katriin Põder, kuid lisaküsimustele andis vastuse siiski 12 A. Ja viimaks vaatame väikest küsitlust hilinemise kohta. Tere! Täna küsime Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi inimestelt, kas, kui tihti ja miks nad hilinevad. Kui tihti te hilinete? Päris tihti. Mitte kunagi. Ma arvan, et ma hilinen väga-väga harva. Pigem on minu häda see, et ma jõuan igale poole liiga vara. Harva. Ei, Mis põhjusel? sest mulle meeldib koolis käia väga. Ma lihtsalt ei jõua valmis ja magada tahaks. Bussist jääb maha. No ma üritan alati õigeks ajaks tundi minna, et teen oma tegemised ruttu ära, kui näiteks tunni lõppu või tunni alguseni on vähe aega. Sellepärast, et ma pean hilinemist üheks kõige ebameeldivamaks ja ebaviisakamaks käitumisvormiks. Kuidas te ennast tunnete, kui te hilinete? Ei tunne eriti hästi. Olenevalt tunnist, aga üldiselt mitte eriti halvasti. Saime teada, et paljudele tekitab hilinemine vastikustunnet ja seepärast püüavad ka nad seda vältida. Ja need olid meie novembrikuu uudised. Tšau!